toimub amatöörreeglite järgi kehakaalus 83,9 kilogrammi. Matši pikkus 3x3 minutit. Teie ees on Juha Suvanto Soomest ja Kristoffer Tammeväli Eestist. Matši peakohtunik on Mikko Aaltonen. See on nüüd keeruline koht, enamasti üritatakse panna kohtunik neutraalsest riigist, aga meil on täna Eesti ja Soome puurikohtunikud, nii et läksime siis seda teed, et soomlane nii-öelda siis on soomlase matši nurgas. Ma olen kindel, et meil on siin tasemel kohtunikud, probleeme ei teki. Ei ole, see on rohkem siuke visuaalne asi nii-öelda, et kindlasti referi on professionaal nii või naa. No nii, Juho siin enesekindlalt alustab löökidega praegu. Üritab nõelata ja proovis ka seda tagumist kätt seal. Opa! Väga hästi. Enesekindlalt käed all tegi, pea 2 high kicki saanud, aga sellest olukorrast kohe sai päris ilusa heita, nii et nii-öelda lõpp hea, kõik hea olukord Juho jaoks siin. Külje kontrollis. Tammeväli siin nüüd peab enda tugevat maasvõitlust kasutama esialgu, et sellest külje kontrollist põgeneda ja siis võib-olla midagi veel edendada seal. Aga Juho surve on siin päris hea, nii üks jalg on käes, just kui väike võit enamuse arvestuse järgi, vähemalt lukumaaduse mõistes kindlasti. Üritab siin teist jalga ka vahele tuua, aga päris hästi siin Suvanto praegu kontrollib seda jalga, mis tal seal nii-öelda kontrollitav on enda omade vahel siis. Nii, nüüd on põlv vahel, saab täis kaitsesse. Ja kui siin Tammeväli põhitrump on kolmnurkkägistus, siis suletud kaitse ei ole sugugi halb koht, et seda rünnata, nii et selles mõttes võib-olla kõik ju hästi. Kohtunik tahab siin tegevust, täiskaitsest täitsa võidakse tõsta ka. Suvanto siin nii-öelda natukene paneb lööke ka vahele. Ja paar paremat sirget nii-öelda ülavalt alla seal pihta läksid ka. Nii, kohtunik tõstab püsti siit, nägi, et tegevust ei ole piisavalt. Hästi ikkagi lööb siin hästi enesekindlalt ka esimese käega. Jaa. Oi. Nüüd läks ikka raskeid lööke juba läbi. Ja see parema käe nii-öelda sirge oli natuke üle käe löödud, käe taha nii-öelda sirge. See tabas väga hästi. Peale seda üritas kohe Tammeväli jalgadesse ennast. Ja see nüüd on ikkagi natukene võib-olla rütmi seganud ka, et pigem seal ikkagi viimased paar tabamust olid päris arvestatavad. Ja need olid tugevad. Tundus see mahaviimine oli ka täitsa reflektoorne. Ja praegu on näha, et Juho ise ei tahagi alustada. Ta ootab, et Tammeväli teeks vigu. Ja pani siin ikkagi tagumisega alustab ka jälle. Oi, siin on ikka hädas praegu natukene. Ta on selles vasakukäelis asendis ja see tagumine sirge, see tugevam sirge lähebki sealt nii kergelt läbi. Päris raske round kokkuvõttes Kristofferi jaoks. Sealt läks päris palju läbi. Läks küll. Siin näitab päris head seedimisvõimet ka. Tegelikult ei ole isegi see jalg väga korras seal all tundub. Et see on ikkagi siuke pool tehnilist knockouti ütleme. Ja peab ütlema, et Suvantot muidugi väga hea töö, aga üli enesekindlalt ja lõdvalt ka. Sa näed, seal on ikka täis snap on nagu taga, et päris jõhkrad löögid. Et ausalt öeldes siin võib imestada, et Tammeväli need kõik nagu jalgadel vastu võits. Ja Juho selles mõttes tagumise käega huvitavalt targalt lõi, et ta ei üritanudki algus kohe keskele lüüa, vaid lõi käe taha ja järgmised 2 läksid keskele. Valmistas ette selle koha nii-öelda. Valmistas ette selle keskele löögi väga hästi, et
aga Tammevälilt siin raundi pausi lõpus tuli ka väike naeratus nii-öelda, et ikkagi kogus selle pausiga veits enesekindlust tundub, et alguses tundus küll üsna morn. Aga kohe jällegi on siit maast jätkamas nii-öelda. Ausalt öeldes vaadates seda matši pilti võib-olla parem võib koht. Targem, jah. Siit selja pealt võiks ju tegelikult ikkagi üritada rünnata, aga siin peab olema aktiivsust ka, et nagu nägime, siis on siin kohtunik nõus neid püsti tõstma küll. Ehk siis tavaloogika järgi oleks vaja siin natuke nurka võtta, just puusa liigutada, küll jälle käsi ära isoleerida, enamasti siis ühte, mitte mõlemat ilmtingimata, et selleks, et seda rünnata nii-öelda. Aga praegu on siin Tammeväliga natukene puuriseinas kinni, et see kindlasti raskendab tema siis üritusi seda asja alistusega lõpetada siin. Ilmselgelt on see manööverdamine seal takistatud igat moodi. Oleksid jah vaja seda nurka muuta, aga seda on muidugi lihtsam öelda, kui teha, et siin hoiab Suvanto ilusti survet peal ka ja ise võid ette kujutada, mida sa peaksid tegema, et siit seinast praegu ennast nagu ära manööverdada, et see on ikka hulk liikumist selja peal. Ja selle Suvantolt tuleb siit lööke nüüd ka vasaku jällegi. käega kogu aeg tuleb sealt teha, et paremaga üritab endale ruumi teha ja vasakuga lööb sealt. Ja. Ja kohtunik siin jälle sekkub, näeb piisavalt vähe tegevust, et seda peatada ja uuesti püsti tõsta. Ja nüüd läheb Tammeväli varem maadlema ja jääb siin ikkagi alla, et peaaegu oleks peale maadlenud ennast, aga siiski jäi natuke väheks. Jah, siin ma ütleks, et Suvanto tegi väikese vea praegu, et läks lööma nagu edasi sammuga kohe. Ja üritab seal Hammerfiste lüüa ilusti kaitse oli vahel, aga muidugi nüüd liigub Mounti ära. Aga võib-olla Suvanto ka tundis ennast seal maas hästi, et võib-olla ta ei olegi väga selle vastu, et siin olla. No jah, seal lihtsalt see olukord oli pigem päris hea, et kuna ta sai siit väga sootsa koha kohe, Mountis sa tavaliselt ikka püsti ei tõuse, et siis sa peaksid ikkagi väga rohkem austama vastase maasvõitlust. Ega ta tegelikult ju siiani seal maas ei ole ka midagi halba juhtunud, et pigem on ta ikkagi kogu aeg tegelikult peale on ta saanud lüüa, et ei ole isegi väga nagu selliseid väga siukseid vettpidavaid nagu alistusüritusi olnud, et pigem see on nii-öelda meie teadmine, et Christopher tahab neid teha sealt, aga tegelikult ei ole veel väga realiseerumise lähedal midagi olnud siin. Aga ütleme amatöörmatšide kontekstis ikka ilmselgelt on see ka väga kõrge tasemega siin tegelikult, et kaks maailmameistrivõistluste hõbedat tegelikult omavahel siis ju. Yeah. Aga jah, matšide arvestades soomlane tunduvalt kogenum ja seda on natukene näha ka. Jah, peab tunnistama, et nii on. Ja oi, 1-1-2 kohe. Kas peaks Päästeametisse kutsuma või mida sa öelda tahad? Ei topelt vasak või topelt parem ja vasak sirge siis selle mehe puhul kohe töötas. Ja kohe alustas väga enesekindlalt raundi sellega. Seda ta on põhimõtteliselt algusest peale teinud. Ikka väga, esimese raundis natuke tuunis, aga sealt edasi ongi juba pigem kui ta julgelt läheb, siis ta on pihta ka saanud ja ei ole siin näha alt põhjust väga kahelda ja kõhelda ja teeb. Ja kohe Mounti ka maha viimise sai ka siin heite tehtud ja nüüd on peal.
no tegelikkuses on ka see, et Tammeväli ikkagi oli see nüüd esimene raund, juba seal tulid mingid sellised löögid sisse, mis jällegi jätavad ikkagi jälje. Absoluutselt, ta oli küll esimeses kohe, jah. See, mis sealt edasi tuleb, ei ole enam 100% kahjuks. No Mautis pealt siit Suvanto üritab lüüa, vahepeal oli siis käsivarrega nii-öelda crossface, seal tegi lihtsalt Christopheri elu ebamugavaks. Ta üritas selle peale sealt välja keerata, nüüd ta sai selja ka kätte. Seljast siis on põhioht on kägistus, natuke üritab seal tõenäoliselt lüüa ka, et seda ette valmistada, aga tagant kägistus on siin nii-öelda põhirelv siis. Ja harvem ka käelukka, aga pigem mitte, et seda asendit tavaliselt ära ei anta, et üritatakse ikkagi asendi kontrolli säilitada, et käelukku jaoks tuleb siis riskida allajäämisega. Neid lööke tuleb päris palju sealt Suvanto poolt. Nii, nüüd on üks konks väljas, võiks üritada siit Christopher peale keerata, aga jällegi on Suvanto siin aktiivsem praegu. Natuke kiirem mees. Ja kaitseb siin ja ikkagi liigub ka. Aga pigem ikkagi väga raske päev kontoris nii-öelda Christopheri jaoks. No nüüd tegelikult oli see koht, kus korra tuli üsna lohakalt pea ees sisse, et oleks saanud võib-olla isegi seda käegistust rünnata, aga riskis nii-öelda viimastel sekunditel natukene. Ma kahtlustan, et suur osa ikkagi läks sellesse esimesse raundi ära, et ei olnud enam ei olnud päris seda reaktsiooni aega, et seal lihtsalt midagi magas maha ja siis oli näha, et teistes raundides juba hakkasid need löögid lihtsalt tulema läbi nagu liiga kergelt, et lihtsalt see nii rasked tabamused lihtsalt rikuvad mingil määral su reaktsiooni aja ära. Mulle jäi nagu esimesest raundist selgelt meelde see, et ta seda tagumist kätte ei löönud sinna käte vahele kohe, vaid ta lõi käe taha. Ja järgmised kaks lõi kohe käte vahele ja need läksid mõlemad läbi sealt. Et ta nagu tegi selle eeltöö kohe ära esimese raundi alguses suht. Ja jah. Ja kindlasti on nagu selles mõttes emotsionaalselt see raske ka, et selle põlvkonna sportlased ei ole rajul võistlenud, see on natuke teistsugune lava kui see, millega nad arvanud on. Tänase 4. amatöörmatši võitis kohtunike ühehäälse otsusega soomlane Juha Suvanto. Ja Juhalt samas, suht ideaalne sooritus, et sai kohe esimeses raundis endal päris ilusti käima asjad ja kontrollis tegelikult lõpuni välja.